tõmbab kogu staadion. Alle, nad tunnevad mind nimepidi, Mr. Ratsko. Tervist ja Tiki-Taka jalkasaate vaatajad, oleme Oliirises oma kohta muutunud, aga inimesed on samad ja äge külaline on ka meil. Minu nimi German Ava, minuga siin Joel Indermitte ja külaline ka Maicel Astur. Tervist mehed! Tere! Maicel, ma nägin ja olen kurutööd teinud, et suvi sulle ei ole väga istunud, aga kuidas sul suvi läinud on? Suvi on läinud hästi, väga palju tegemisi nagu suvel ikka, kõik puukivad, kõik nädalavahetused täis, igal pool on mingid üritused teadlikult selles mõttes, et mul ei olnud ka mingeid fight'e, et siis võib-olla veits rohkem, mitte ei nautinud, selles mõttes töö käib kogu aeg, aga jaa, võtsime veits vabamalt, käisime, tegime, sai perega olla, sai sõpradega olla ja nüüd tagasi fookuses. Suve tippsündmus oli ka jalka MM, kas jäid võitjaga rahule? No jaa, pigem küll, et Argentiina mulle väga nagu ei ole kunagi istunud. Mul on üks sõber, kes trennis, eratrennis, kes on brasiillane, nii et ta on mulle rääkinud seal sellest rivaalitsemist natuke, nii et ma olen Brasiilia poolel kindlasti ja mul oli hea meel, et Argentiina kelku sai. Nii et ei ole hullu, et Messi kaotas ja Hispaania võitis? Mul ei saa rohkem savi olla. Aga kelle ise pöialt otsida? No tegelikult Inglismaa ja Brasiilia, nagu Brasiilial on tegelikult nagu kogu aeg siuke veits nagu, kui ma ise on jalgpallur, siis mul meeldis see loominguline stiil, mis nagu brasiilastel on siuke hästi siuke mänguline, julged võtta enda peale, muidugi jalgpall on palju ka muutunud, kõik mängijad rohkem juba nagu ongi plaani järgi, mis öeldakse, on, et siukest loomingust enam nii palju pole. Aga sellel ajal mul väga meeldis, kui Neymar oli Santos, siis ma jälgisin juba teda, siis alustasin sealt YouTube'is, vaatasin highlight'e, fantaseerisin, ma teen samamoodi seal, et sellest saati kuidagi meeldis Brasiilia väga ja Inglismaa lihtsalt ongi sellest, kuna ma olen kogu Chelsea fänn, särka seljas on obviously, et see on kogu Inglismaa jalgpall meeldinud mulle ja ikka oleks võinud koju tulla see tiitel, aga kui ise ära plähmerdavad, siis pole midagi teha. Äkki tuleb siis 4 aasta pärast. No nagu sa välja tõid, Chelsea fänn sa oled, mis seos on sul Londoni Chelsea'ga? Nagu enamuse asjad mu elus siis vanema venna järgi, et Mairo Astur, mu vanem vend, kelle järgi ma enamus asjad oma elus teinud, hakkasin jalgpalli mängima tema pärast, läksin kunagi judost tema pärast ja olen ka fightballist tema pärast ja sealt tuli ka Chelsea ja kõik asjad, nii et kõik on vana vennargi tulnud. Ma olen selle Abramovitš, kui rahad tulid, siis ma hüppasin punti. Aga kas sa natuke igav ka, et ei ole sellist rivaalitsemist? Tead, meil on seda rivaalitsemist on nii palju kodus ja nii palju neid kaklusi olnud. Tead, las olla mõni asi nagu ühel meelel ka, ma arvan. Täitsa nõus, ise ka vend on, siis see tunne on olemas. Aga räägigi, et seesama, et see jalkasse minek ja siis hiljem see Chelsea, et ma arvan, paljud, kes on sinuga rohkem kursis, teavad, et sul on päris tugev jalkataust. Et võib-olla räägigi sellest, et kuidas sa läksid ja just võib-olla ka see hetk, et millal sa siis jalkast justkui sinna fight sporti läksid? Tead, see jalka tegelikult oli nagu üliäge etapp mu elus, nagu ma olen alati öelnud seda, et mul just naine ei ole kunagi teinud nagu sporti niimoodi, nagu mina olen, ta ei ole kunagi. Ja ma olen alati öelnud, et mu kõik parimad sõbrad on tulnud läbi spordi. Et kõik inimesed, kellega ma suhtlen, on tulnud läbi spordi. Et selles mõttes jalka ajal ka, et meil oli Flora 96 oli hästi ühtne sats, meil oli väga hea meeskond, me tõime tulemusi, meil oli väga hea nagu ühtne punt. Et selles mõttes oli väga äge nagu ja seal oligi suvel jalgpallistaadionil kogu aeg, nagu, et ei olnud niisugust asja suvel, nagu praegu noortel on, et tuleb suvi, siis kuule, ma võtan vabaks, ma olen rannas. Meil oli just see, et saab jalkaväljakule terve päev läbi, vaata, keegi ütle midagi, nagu, et ideaalne, vaata. Olime üksteist, mängisime hoovis, jalkat läksime väljakule, et selles nagu jalka oligi ülisuur osa. Jällegi, nagu ütlesin, läksin venna kaudu jalkasse veits, mulle muidugi meeldis endale väga, aga läksin sinna, siis tegin pika nagu osa oma elust jalgpalli põhimõtteliselt kuni meesteliigani, noorteliigad kõik läbi, kuni siis meesteliigani, Flora 3 oli esiliiga B-s, siis olin esiliigas Flora duubliga, nagu ma korra mainin, siis oligi Jürgen Henn oli mul treener, tema võttis mu duublist üldse Flora 3-st edasi, et ta oli Flora 3-s minuga lühikest aega. Ja siis nagu iga asi elus, ma tundsin, ma tundsin, et ma olen tundnud oma elus mingit hetkel, kui mul on mingi asjad nagu lagi ees, et ma olen tundnud, et ma enam nagu ei saa, ma olen kogu aeg, ma usun, et ma suudaksin mängida, ma oleks suutnud mängida Premium liiga mingis lõpusatsis, aga ma ei oleks kunagi olnud nagu Flora või Leva mingi põhitippuründa. Ma teadsin seda, nagu see oli mu unistus, et ma oleks seal. Ma sain tunda lühikest aega ka Flora esindussatsis, nagu oli mingi pikk paus, ma sain seal mängida veits. Ja see elu, mis seal oli, no see mulle meeldis. Nagu ma sain seal aru, mäletan, et mul tuli veel ema järgi treeni, ma ütlesin, kurat, et see on kõik, seda ma tahangi elus teha, ma tahangi olla sportlane. Et see oli nagu, hommik lähed trenni, sööd seal staadionil, teed teise trenni, lähed õhtul koju, inimesed pesavad riided ka ära, vaata, ma kuule, mis asja ideaalne, vaata. Aga nagu ma ütlesin, oli ka mingi väike vigastus ja ma arvan, et ma olen siuke inimene, tegelikult on vaja nagu mentaalselt nagu
nüüd ma olen oma sõbra Kristjan Tõnistega rääkinud palju, et me oleme mõlemad väga hilised arenejad nagu, et üldse, no mul hakkas habe kasvama hilja, juuksed läksid varakult, aga habe hakkas hilja. et nagu, ja ka mentaalselt nagu füüsiliselt kõik arengud on mul väga palju hiljem kui teistel, et noh, ma nagu mentaalselt ka sinna kohta jõudsin, ma arvan alles tegelikult, kus ma tahan olla, võib-olla mingi 2-3 aastat tagasi, kui ma saan asjast aru nagu rohkem, võib-olla tuli ka lapse sünniga mingi elu muutus, tekitas nagu rohkem enesekindlust, aga jalgpallis mul natuke oli see puudu, väga palju kõhklesin, kuigi tegelikult nagu ma sain mingil määral treeneritest seda tagasi, et tegelikult on kõik hästi, et sa teed ju kõik hästi, et aga kuidagi ei suutnud endasse uskuda, võib-olla nägin nagu negatiivset rohkem kui positiivset, lasin ennast väga palju selle mõjutada, ilmselt praegust teadmistega, noh, oleks muidugi öö ja päev. Eks see oli üsna enesekriitiline? Ja mul vend, Mairo on täpselt siuke, ta teeb kõik, mis teeb, ta oskab. Ta on täpselt siuke inimene, ta on nagu, ma ütlen parim näide, vend käis sellel ajal mingi 15 aastas käis põlveopil, ACL kõik puruks. Vend istus 6 kuud diivanil, sõi reaalselt emadel väe läbi, sai vend kommi diivanil, mängis Xboxi, ütles 6 aja pärast, Taivo tõmban 6 aja pärast, mul six-pack ees, ma ütlesin 6 aja pärast venna räige vormist nagu. Hea päev nii kõuli, hästi midagi muud. Mis asja nagu, mul on tulnud nagu kõik üpriski raskelt, aga ma olen siuke paras nagu lollpea, kes on nagu hästi nagu, ma künnan nagu diiselmootor, ma ütlen, ma hõõdan hästi pikalt teha ja mul see kannatus ja kõik see, ma arvan, ongi minu nagu üks suurimaid trumpe, et siis oligi jalgpallis sama, ma tundsin, et on lagi ees, ma tundsin, ma vajan muutust elus, lõppes nagu keskkool, siis täpselt oligi see aeg, kus ma tundsin, et see etapp saab minu jaoks läbi, väga palju läks, sats läks laiali, kõik muutus, enam ei olnud nagu see vibe, ma tundsin nagu. Ja siis, kuna oligi, Mairo oli fight spordis juba nagu tegi tai-boksi, ma tundsin, et mul on kogu aeg see meeldinud, et vaatasime UFC-d, kõik see vibe on nagu väga meeldinud mulle ja see oli nagu siuke loogiline jätk ja ma ütlesin, ma tegingi mingi testiperioodi, proovisin, tundsin kohe, et see on see, mida ma tahan, et sellel ajal oli siuke film nagu Never Back Down, meid olete näinud. Reaalselt siuke efekt oligi nagu minul umbes samasugune, et nagu läksin sinna, tundsin, nagu see on see, vaata, et ma korra tooks võib-olla nõks tagasi selle jutu, et sa olid ka ju nii-öelda ründaja, eks ju. Et ma võib-olla, nagu sa ütlesidki see, mis sa kogesid, õppisid ja pannes nüüd sellesse, mis sa nagu praegu teed, just võib-olla see psühholoogiliselt või see mingi see ründaja, siuke nahaalsus see, et palju sa tagantjärgi oled siis seda nagu jalkakarjääri justkui tänasesse päeva toonud? Mis on minu üks suur eelis on nagu jalgade töö. Et ma olin kogu aeg nagu üpriski tehniline mängija, ma suutsin mõlema jalaga mängida ikkagi, ma ei olnud see, et vasakul jäi kõndimiseks nagu mõned mehel on. Et mul nagu oli, see oli väga okei, ma suutsin nagu, ma ütlen, mul nagu jalgpall, ma arvan, andnud väga hea nagu, jalgpallis on hea väljakul lugemise, pead nägema kõike, ma arvan, see kandub üle nagu fight sporti, mul on päris head silmad, ma näen väga palju asju ette, mida võib-olla teised ei näe. Ongi jalgade töö, ma suudan boksida mõlema küljega, on ju, obviously ma harjutan mõlemat küljega, aga mul tuleb see nagu loomulikult, mul ei ole see, et täitsa null, vaata, et ma suudan mõlema küljega olla vastupidavus ilmselgelt, et nagu alguses võib-olla see üleminek on hästi raske, kuna väga plahvatuslik nagu. No teine teema, jah. Aga suures piis ikkagi see vastupidavus, see kannatus, ma arvan, ongi see jalgpalli väljakul ka ei ründama, sa pead ikkagi mingi määral ootama oma hetkest, sa ei pea lollit jooksma, kaitsesse tegema tööd, siis ründest, et sa ootad oma hetked, ma arvan, see kannatlikkus ka fighti mõttes, et sa ei torma nagu, kui võtad parimaid fighti, Ilja Topuria, kes oli endine UFC lightweight champion, ütles, et tema üks suurem trump on kannatlikkus nagu. Et aga tema kannatlikkus on nagu ka väljaspoolt fight, aga mul seda nii palju pole, ma tahan seal on hästi kärsitud, aga fightis ma suudan nagu oota oma hetke, nagu selle mõttes ma arvan jalgpall väga palju, tiim samamoodi, kui sa teed kogu üksikala, oletame, väga paljudel vanematel on võimalik lapsed panna kohe eratreenerite juurde, ainult seal eratreener, seal on jõusal eratreener, nad teevad kogu üksi, ainult kõik jääb nende ümber, aga noorena sa pead tegema ikkagi nagu ma arvan kõike, et ma arvan, see meeskonnaga arvestamine ikkagi, ma olin väga egoistlik tagantjärgi mõeldes, ma tegelikult nagu, ma seda mitte öelda, et ma alati lootsin, et mina löön võidu. Aga peabki, ründaja peabki tegelikult. Just, aga ma sain aru, et tegelikult see on ka põhjus, miks ma sobin nagu üksikalasse, aga jällegi meeskonnamäng oli väga suur osa sellest, et nagu ma arvan, ma olen praegu, et selle mõttes ma alati olen, et pead tegema kõike, pead olema meeskonna, pead olema üksi, pead kõike tegema, et ei saa alati teiste peale tugineda, aga samast on vaja teisi, et siuke, ma arvan, kõik see kombo kokku on nagu väga palju andnud kaasa. No veidike saab võrrelda nagu siin Cristiano Ronaldoga, siis et tema ka ju teiste väravaid väga ei tähistanud, aga kui ise lõi, siis alati oli ju hea tuju. Tähistagi natuke, aga ikka muidugi enda on magusam, muidugi. Aga nüüd edasi, kui sa nüüd sinna fight sporti läksid, sul on väga edukas seni olnud, aga me teame kõik, et kus on sinu ootused ja unistused, et see on ju UFC, on mul õigus? Muidugi, ma olen kogu aeg olnud häälekas, ma ei ole kunagi olnud väga vaikne hiir, kus tagataustal ma olen alati öelnud, mida ma tahan. Kui ma tegin kickboxis, ma alguses kutsusin väga palju inimesi välja, lubasin kõik nokki lüüa. Et ka sellel oli tegelikult nagu, võib-olla selle hetkel tundus väga palju, et ma olen ülbe nolk, aga tegelikult sellel oli ka põhimõte, ma olen seda öelnud varem,
et see point, ma poleks saanud neid fighte, kui ma poleks olnud nii häälekas olnud. Et ja siis see tundus edasi, ma sain aru, ma saan nagu vanemaks, ma ei taha seda enam teha, ma teen hoopis teisi, siis ma hakkasin näitama võib-olla enda tegelikku poolt rohkem, ma ei tea, et huumor, kõik siuke niisama möla, kõik see. Ja nüüd on lihtsalt läinud see välja ja nüüd lihtsalt, kui MMA on praegu läinud nagu nii populaarseks ja Raju tuli täie tuhhiga, pluss nagu ma ise teen rohkem, teen oma vloge, ma teen podcast'i ise, ma teen nii palju asju, siis kostub välja rohkem, mida ma ütlen, aga jaa, sellest ma ütlesin ka kickboksi ajal, iga kord ma läksin EM-il, MM-il, ma ütlesin, ma lähen kulda tooma. Mida muud me lähme tegema, osa võtma? No ma olen varem öelnud ka, et minu meelest Eestis on 2 sportlast, kes on nagu väga hambal, ma ütlesin seda sulle ka, et on Karl Pein ja Maicel Astur. Et Heina puhul on näha, et ta on nagu väga töökas, ei ole nii häälekas, aga sinu puhul on just vastupidi, sa oled väga häälekas, aga sul on ka 2 jalga maa peal. Ja ma ütlen, ma toon alati sama näite. Mu kõige, ma ei mäleta, kes see oli, ma vaatasin ühte taliolümpiat ja üks mäesuudet ütles, ta loodab, et ta jõuab alla. Aitsin, no what the fuck, mis asja, mida teema? Ja sellest saati ma olen alati, et öelge välja, mis vahet seal on. Sa kukud. Mõni ütleb, et näe loll, sa kelku sain, vahet seal on, aga kuradi ma lõppkoides see teekond sinna on ikkagi seda väärt. See teekond on ikka rohkem kui 95% inimesed oma elus teeb. Et selle mõttes nagu tuleb olla hääleks, tuleb olla julge ja lõpuks nii ongi. Ma vaatasin natukene kodutööd ka, sa nüüd lähed varsti treeninglaagrisse. Millal on sinu järgmine event siis? 10. oktoober Tonnipäe jäälis Raju 20, praegu mul just kuulutati vastane välja, Levi Jarell, prantslane, üpriski kogenud, ma arvan, tuleb väga hea fight ka püstivõitlus taustaga, ma usun, tuleb kõva paugutamine, ma lähen lunastama oma eelmist kaotust ja aprillis sain oma MMA karjääri esimese kaotusega, aga sellest kaotusi mul varem ka kickboksi karjääris oli, et selle mõttes ma väga patthört pole, ma arvan, et see oli vajalik, ma arvan, et ma viimastel aastal usun rohkem, et kõik juhtub põhjusega elus, nii et selles mõttes ma olen väga põnevil näitama, minema, tegema, et ma arvan, see viimane 6 kuud peale viimast fightil on siuke nagu füüsilise arengu mõttes nagu ja skilli mõttes väga hea, aga ma arvan, et mentaalselt isegi võib-olla veel rohkem, et eks me näe, ma ütlen alati sama, et võin rääkida, mida kõike ma teen, aga lõpuks näitavad järgmised paar matši, kui palju ma olen arenenud, palju ma olen muutnud asju, nii et 10. oktoober, nüüd see laupäev, 29. august lendame USA-sse koos tiimikaaslase Kristjan Tõnistega, oleme 3 nädalat Floridas Kilcliffis, paugutame kõvasti trenni tagasi, 3 nädalat Eestis, kaal alla ja minek. Selle USA, kas see on mingi varasem asi, mis te olete teinud, on see mingi uus coach, uus mingi grupp, kelle juurde lähed, mis see on? See, me oleme nüüd käinud, et 2 korda käisime, ta on ammu unistusnud, tegelikult kunagi, kui ma sain Puffi kampaania võitsin, siis ma ütlesin, ma lähen. Et ma nüüd selle raha eest lähen, aga siis mulle ei õnnestunud minna, ma olin väga palju vigane, oli nagu tagasilööke veits, võib-olla ei võtnud ennast kokku, et ära teha ja siis nüüd ma ütlesin, et nüüd teeme ära, lähme käime ära, et ega see nagu praegu on ideaalne aeg ja siis veebruaris läksime esimest korda, olime 2 nädalat, siis tegin aprillis fighti ära, kaotsin, ütlesin, et lähme mais kohe uuesti. Olime 3 nädalat ja nüüd lähme uuesti samasse kohta, et ma olen alati selle põhimõttega, et palju ütled, aga mis sa kuhugi mujal lähe, mine sinna, võtan, aga kui sa käid ühes kohas rohkem, võtaks nüüd rohkem omaks ja nüüd oligi maikuus olime 3 nädalat seal ja juba treenerid ütlesid ka, et näe, nüüd poisid olete juba tiimi osa, et ei ole lihtsalt külalised siin. Sa tead juba, mis sind ees ootab, selles ikkagi, et ei ole vaja iga kord see ebamugavast sooli, et pigem me teame, mis meid ees ootab, saame juba teha plaanist selle järgi planeerida trenne või värk-särk, et siuke hea tuttav keskkond, aga arengu ja konkurents ja kõik on ikkagi ebareaalne. Kas see käib ka nagu selle juurde, et räägitakse, et 2-3 aastat ja Dagestani, oled sa seal ka käinud näiteks kuskil treeninglaagris? No selle mõttes, et Dagestani minna ei saa, paratamatu, poliitilised põhjustel lihtsalt ei saa minna, ise kui tahaks. Muidugi selles mõttes seal on ka ja ilmselgelt väga kõva tase, aga ei ole käinud. Ja ma natuke olen pigem, võib-olla kuna ma ei ole nii palju nagu maadleja, ma olen püstivõitleja, siis ma natuke põiklen vastuse Dagestani teemal natuke. Ma mingi tahaks näidata, et saab ka teistmoodi. Ma olen pigem siukse, et ilmselgelt seal on väga tase ja ma tean kunagi ammu on käidud seal ja öeldud, et samamoodi Matil oli mingi 60 venda, mingi ebareaalne tase lihtsalt. Selles mõttes nagu, et ilmselgelt seal on väga kõrge tase, aga Ameerikas on ka, ma ütlen, et seal on UFC on seal, kõik PFL on seal, maailma tippliigad on seal, tippfighterid on seal, et selles mõttes see tase seal ikkagi on meeletu ja ma ütlen, ega ka Florida elu pole halb, 30 kraadi, kõik ilus. Nauding. Kui võrrelda ongi siis Conor McGregor ja Khabib Nurmagomedov, siis sa oled pigem McGregori paadis, jah? Tegelikult ei, näiteks nagu ma pigem võtan, ma ütleks niimoodi, et ma tooks näide, et võtan Khabibi tiim mulle väga meeldib, nad on väga humble, nad väga nagu
väga-väga nagu respektivad kõiki ja nad on väga töökad ja kõik on väga-väga hea nagu. Ma võtaks pigem näite võib-olla nagu Tšetšeeni poolt Hamza Tšimajevi, kes on siuksed, nende punti ka kakleb, teeb mingeid lollusi kogu aeg, kuskil lähevad mingi kambakesti kellelegi kallale nagu siukas jääb mind nagu see nagu täitsa nagu nooma. Khabib, Islam, nad on nagu oma pundiga, see vendlus on väga äge, nad austavad väga üksteist, aitavad nad on üksteise valmis surama üksteise nimel, see kõik on mega äge. Aga Conori võttes selles mõttes, kurat, Conor tegi ikka midagi, mida pole mitte keegi näinud ja seda ma arvan, et keegi teiega sellist asja uuesti, mida Conor tegi, see on ikka uskumatu, kus see vend tõstis spordi nagu lakke lihtsalt, see on nagu, inimesed teavad UFC-d ja MMA-d üldse Conori pärast, nii et selles mõttes siukest asja nagu ebareaalne, seal ongi ainult nagu need what if, kui ta ei oleks hakanud jooma, kui ta oleks hakanud koksi tegema, kui ta oleks jäänud normaalseks inimeseks, mis oleks võinud olla, et selles mõttes nagu see on lihtsalt ainuke asi, mis on tema puhul, aga kõik, mis see mees teeb, see mees tegi just energiajoogi, see on juba laes, ta on teinud viskit, ta on teinud sigaret, ta on teinud kõik, et kõik buumib, et selles mõttes see on ikka nagu müstika. No nüüd on pigem ärimeheks sattunud, et see suvel tal oli ka suur fight, aga me teame, et see läks ikkagi aia taha, et näed sa, et McGregor võiks veel mingi comebacki teha? Ma arvan, et see comeback oleks võinud lõppeda peale seda, kui ta Floydiga ära tegi, oleks võinud võtama 150 miljonit ja minna loobritele puhkama ja rahumajas. Et kõige kurvem ongi see, mis ma saan nagu, mida rohkem saan ise ka aru, et miks tulevad sportlased tagasi, siis see fame, see kuulsus, see, et inimesed teavad, inimesed ootavad, nad tahavad sind näha ja eriti nagu veel Conori tasemel. See lihtsalt on nii nagu sõltuvus tekitab, nagu ma arvan narkootikum, et ma arvan, see ongi nii nagu, see on nii nagu, sa tahad seda piilikut uuesti. Tunned, et ta on oma legasit lõhkunud? Kindlasti, mingil määral samamoodi on John Jones lõhkunud seda, samamoodi, et väga palju kogu peale uusi fänne, kes tulevad, ma ei tea, kas Jake Pauli pärast tagasi siia spordid ja uued fännid ei saa aru, kes on John Jones tegelikult. Vahet pole need mingi steroidi jutud, see on täitsa suva asi, nagu. Kogu kuradi selle ajast UFC kõik panid, keegi on ühte topikontrolligi vaata, aga lihtsalt Jones'i see kõik, kuidas ta suutis teha, panna pidu üks päevast, järgmine päevast panna 5 raundi tiitlimatši. See, mida ta tegi ikkagi puuris, seda ei tee ainult steroidid või mida, see on ikkagi nagu skill, see mentaalne pool, kõik see. Ja et selle mõttes Conor samamoodi. See, kui ta ikkagi alustas UFC, see, kus seal Eddie Alvarez pani käed selle taha, lõi seal bam, mees oli nokkis maas. Siukest asja nagu, et see Floyd ikkagi mingi 8 või 10 raundi, mis ta läks Floydiga. See ikkagi on nii kõva, et okei, Khabibi matš veel kaotas, peale seda oleks võid rahus ära minna, kõik on aga. Ma selle, mis ütlesid see, et see tahe nagu tagasi minna või see dopamiin või see, et natukene viin seda juttu siis võib-olla sellesse, mis särk sul seljas on, et just vaatasin Mourinho doki ära ja mul just nagu kohe, kui sa sellest rääkisid ja nagu Mourinho ise ka maalis seda, et ta tahab kogu aeg olla seal, kus ta tunneb, et ta nagu armastatud, kus tal on nagu põnev, et Kermo, sina oled ka jõudnud seda vaadata, sinul on see nii-öelda Renno isegi soovitus siis kõikidele, kes veel pole vaadanud. Et mul oli ikka nagu täitsa meelest läinud nagu, et just need, kuidas ta nagu tagasi tulnud ja jälle võtab, jälle tuleb ja just nimelt see mul oli see Chelsea teine tulek kuidagi, et seal ka jälle tuli ja lammutas, et ise ütleb ka, et ta tahab olla seal, kus ta nagu armastatud, et võib-olla nagu minneski siis sinu võib-olla mälestused, just need Chelsea mälestused ja praegune siis see Chelsea, ma ei saa öelda nagu kirg või et kuidas see nagu tõusnud, langenud sul on? No ilmselt selles ma ütlen, et mul on nagu, mul on läbi spordinud väga palju muid asju juurde, et see jalgpalli poole jäänud natuke taga taustale, ma muidugi jälgin nagu seisi asju, selles muidugi nädalavahetus algus hästi manuse kelku, no ei tea, algushooajale on ja selles mõttes saaks Arsenal ka kelkuks väga ja, aga Chelsea selles mõttes ikkagi sellel ajal, no ikkagi nagu ma olen ikka sellel ajal, kus oli see John Terry, Gary Cahill, Ivanovic, Peter Cech, Ashley Cole vasakkaitses on ju, Lampard, no Didier Drogba ründes, no see sele, no issand, nagu siiamaani. Prime Chelsea. No ulme, et selles mõttes see aeg ikkagi, et noh, eks Chelsea'l on kogu aeg läbi aastat on see treenerite teema, kogu aeg seal kõiguvad ja kaovad ära ja ma ütlen samamoodi, no seal on tehtud igast veid asju, kunagi noh, Diego Costa oli siuke vend leiutas no kuskilt värava, jälle vend tuli tagasi, jälle kedagi hammustas, siis lõi jälle, no mingi ulme vend ja siis müüdi maha jälle ja kuidagi kogu aeg on mingid nagu niisugust jama tehakse palju, aga jaa, selles mõttes, et ikkagi nagu jälgin, ikka kõik on see, aga jah, mida on aastatega pigem natuke see vibe on maha, kui lihtsalt ongi enda asjade pärast on see fight sport on nii palju pead lihtsalt, et jälgid seda rohkem nagu. Palju sa praegu oled kursis, mis Chelsea tegema hakkab? Xabi Alonso, uus peatreener. Ja no muidugi, seda ikka transferi ikka olen vaadanud, on ju, et noh, Danny Welbeck ja noh, selles mõttes, et eks ma nagu saan sellest nagu nendest käikudest mingi määral aru, aga ma olen juba mitu aasta öelnud, et Chelsea vajab nagu siukest nagu A-level staari. Meil oleks vaja kedagi, kes on nagu
X-faktoriga siuke. jah, siuke tuleb tõesti ja teeb, et meil on kõik siuksed nagu, nad on nagu kuulsad, nad on nagu head, aga nad ei ole see staari level ja meil oleks vaja sellist mängijat nagu. Meil oleks vaja Haalandi tüüpi mingit venda sinna. No ma näen, et Chelsea'l paari aasta pärast Estevao võiks see mängija olla. Ma ei ole kindel. Ei ole? No kust? No sa ei ole Chelsea's ka kindel, aga ma olen Chelsea's kindel. Ei no lihtsalt sa pead ikkagi midagi näitama, et sa oled suuteline olema nagu juba seal nagu piiri peal. Ta ikkagi väga nagu all, no. Et tegelikult, kui me mõtleme, sul ongi Cole Palmer nagu just kui mingi on, aga ta on nagu teistmoodi nagu siuke veider karakter, eks ju. Top 5 üleminek läbi aegade. No jällegi no ütlen üleüldse need summad jalgpallis on läinud nagu kosmosesse, see on nagu makstakse mängijate eest siuksed summasid, kes nagu City ostis selle Gordoni või? City ostis Andersoni, see pea 150 eest. Just on ju, noh, sama asi, no mis asja 150. See inflatsioon on päris hevi olnud. Crazy. Aga Michael, ma võin öelda, et mina ütlesin, et Chelsea võidab Premier League'i, et Joel ütles, et Arsenal, et kui mul abi kunagi vaja läheb, mul on kontakt on olemas, et klatime ära. Ja klatime ära, Joel on jalkaväljaku muidugi suht agressiivne ja klatime ära, ma saan hakkama. Ega täpselt ongi, et ma ütlen... No viimane superstar oligi Eden Hazard siis. Oi no, selja taga ka ju Hazard. Hazard 10. Come on, Hazard, Hazard on ikkagi... Sellest näed unenägus ikka, see on ikka ulme. Sama tegelikult, mis Cole Palmer tegi mingi esimese loo. No mina näen Hazardist tõusunenegusi praegu, kuna mulle meeldib Real Madrid, et seal Hazard ju sõi juustuburgerit ja läks asi metsa. Ta on siuke pullvana, ta on siuke, mulle meeldib, ta siuke trennis tegi mingi lahtiste putsatega trenni, ta on siuke hea pohhuist. Chill siuke. Ta ei ole võtnud, praegu on uueks ees üks sarnane fighter, on Carlos Prates, et vend teeb tobi. Siuke vend nagu ebareaalne, mingi paneb pidu ja jooki, kõik stoorid, kus ta paneb alkoholi joob ja aga vend fightim on täis masin, et siuksed vedad on ägedad, nad ei võta elu võib-olla liiga tõsiselt ja seal võib-olla on see ka nagu edu võti. Aga mis võiks olla Chelsea edu võti seal ajal? Kas sa näed, et Chelsea võiks mängida tiitlile? Kas sa oledki nagu pigem sa oled nagu elevil lihtsalt nagu elevuse mõttes või sa nagu reaalselt usud seda elevust, et kuhu sa liigitud? Ma usun, et Alonso võib nagu teha treenerina väga palju, aga ma arvan ikkagi, et see Todd Bowley ees ikkagi on nagu suur probleem. Ma arvan, et see ikkagi need kes klubi juhivad, need on ikkagi, ma arvan, liiga palju sekkuvad, ma arvan, sisse, mida meie ei tea, kui palju, ma arvan, seal ikkagi liiga palju öeldakse, mida peab tegema, sekkuvad liiga palju, mis rikub ära selle asjad. Ma arvan, et ei ole sellist nagu Roman Abramovitš ikkagi lasi nagu treenerid ajada asju, ikka ta ütles, aga ta oli juba nii kaua olnud, seal oli mingi nägemus. No saame öelda, et vaata see Mourinho sari ja siis sa saad sealt nii mõndagi teada, mis Abramovitšiga tegelikult oli seal. Okei, aga ma ütlen, et ma arvan, et see, et Todd Bowley oli seda veits vale vend seal nagu, kes klubi boss on. Kusjuures igaks üks mainin, et me lindistame täna seda esmaspäeval, et Chelsea täna õhtu mängib, et see tulemus meil on teadmata, aga mis Chelsea puhul tegelikult on juttu olnud, et see ikkagi nii palju ja metsikult on kulutatud, et seal on ka see mingi siuke, ütleme mingi kahjumi jutt, juba mingi Bowley müümise jutt, et see tegelikult siin taustal käib, et ohtu on, et siin nagu mingi rahapauk või mingi rahamuuv siis nagu just ütleme kõrgemalt poolt võib juhtuda, et väljakuks, et seal on nagu punt kokku aetud, aga ja no ütlesid jah, Rodgers, mõned kogenumad vennad, Palmer on vaja selgelt mängima saada. Nüüd on küsimus, kas siis Enzo Fernandez jääb ja ei, mis su siuke vibe on, nagu sulle pigem tahaks, et see mees jääks või suht savi? Mingid asjad, vaata, mis ta seal MM-i ka tegi, mis asjad olid seal mingid nagu, no jällegi on ju, kui palju need kontekstist välja võetud on, kui mis on tõsi seal, aga need asjad näinud väga head välja, et tiimised pinged, ma arvan, on piisavalt seal nagu tulemust, et kui juba seal mingi käriseb siuke Enzo pealt juba mingeid asju, siis pigem nagu ükskõik kui võimast on, siis pigem nagu seda pole vaja, et jah, keeruline, muidugi ta on megamängumees ja siuke, ta on siuke ebameeldiv vend, kes võiks enda tiimis olla. Aga ma ütlen, et ma ootan väga Hoa Pedrot, ootan väga, mis tema teeb nüüd jälle teise loo all, eelmine aasta paugutas väga hästi alguses, lõppu natuke vajus ära, et vaatame, mis vihad all sees on, jäeti koondises ka välja, võib-olla mingi räige tõestamisvajadus, et... No ongi, ta saab puhata ja saab nagu valmistada uueks hooajaks, on ju. Ja Enzo puhul ka ma tahaks öelda, et ongi, et kui ta on sinu meeskonnas, sa armastad teda, kui ta on su vastane, sa vihkad teda, et Enzo on täpselt siuke mängumees. Aga tegelikult nagu minust kogu tiim on paigas ja tegelikult kiiper on imur nagu, et see on tegelikult pahandus ju. Ja see on juba nagu, jah, see oligi, kui Courtois ära läks, kuidagi nagu ei leitud seda nagu lahendust sealt ja muidu meil on alati väga ongi, Tšehh oli pikalt, siis tuli Courtois sinna asemele, väga nagu asjalik oli kõik, aga nüüd jah, see Sanchez seal veits ja siuke kahtla natukene, et ma ütlen, mingi kohta seal nagu puudu see
Top vend nagu jah? Top vend, no ma saan aru, et Henderson, Welbeck, nad ongi selle nagu vanuse mõttes ja kogemuse mõttes tiimis ja äkki paned riietusruumis veid vendasid paika. Aga ta on esimest tood, nad ei hakka kedagi seal paika panema seal nagu. Ma ei usu, et Henderson hakkab seal Cole Palmerit paika panema, no, võib-olla koondise venad samad on, aga ikkagi. Et oleks vaja sükast nagu tugevat A-level mängijad, kes on kogemustega, kes võtaks sükse rolli üle. Enzo võib olla see vend muidugi, aga ongi, mis on sisekliimatiimis, sõltub sellest. No ma tahan seda trummi, et Mike Penders on see väravaht, kes võiks hakata Chelsea's seda nii-öelda vära või asja enda peale võtma. Aga ma vaatasin sõprusmängudes ka ikkagi Roberto on väravas, et ma ei mõista seda, et Penders, kes oli eelmine hooaeg ju Belgias laenul, Belgias räägitakse, et ta on Courtois uus mantlipärija. Ta on ka 2 meetrit pikkust, et ta on tõesti võimas kujusid, et sinna väravasse võiks mingi hetk minna. Mis on siis nii-öelda sinu optimistlik ennustus Chelsea'le ja pessimistlik? Kõige tähtsam see, et Euroopas tagasi saada ikka, see on kõige tähtsam ikka, selles mõttes nagu alla selle joosta ja alla selle lati joosta on ikka piinlik. Selles mõttes nagu võrat, Aston Villa on seal olnud Euroopas, kuidas me ei saa, nalja tõtte mehed. Sihukest rekki paneme magama, ei saa hakka. Kuradi ma... Ajus põleb või? Ta täiesti, ma ütlen number 1 siin tagasi saada Euroopasse ja ikkagi nagu on vaja leida stabiilsus, see üks hooaeg võita, järgmine hooaeg olla tabeli lõpus, see ei ole ka nüüd, ma arvan, ideaal, et ma arvan, vaja leida see stabiilsus, see dominantsus oma liigas ja olla ikka seal top 4 peab ikka olema ikkagi järg kogu aeg. See ei ole muud varianti, ma arvan, Chelsea-suguse satsil. Ma olen nõus. Sa enne rõõmustasid, et United sai tuppa. Mäletad, Joel? No räägi. Mina ütlesin, et Hull City ei kaota Unitedile ja Hull pani Unitedi magama, et no selle peale ongi, mul inimesed lausa kirjutasid ka, et paljud oli kahju, et United pähe sai, aga et kuidas võimalik, et siis Germo ka nagu pihta sai, et ma võtsin sulle kingituse ka kaasa, et kuna sa said pihta, ma loodan, et see jätkub, et ma ristin su siis pendli Germoks. Pendli Germo. Ja ma tõin sulle sellise UEFA selle, mis siis nagu sa saad oma nagu pendliga paika panna. Nii et esimese said pihta, palju õnne pendli Germo, et vaatame, kuidas sul edaspidi läheb, et ära kohe taevasse tõuse, aga... Igasega ringi ei hakka ennustama, rahu ikka. Ma tean, et meil vastas on astroloog. Ma kohe küsikski astroloogilt ära, et järgmise mängu ennustuse võib-olla võtame korra kiirelt ette siia vahele. Järgmine voor on Tottenham versus Newcastle. Mis sa sealt arvad? Mõlemad meeskonnad, Newcastle'i puhul ma arvasin, et läheb lati alt hästi läbi, Tottenhami puhul ma arvasin, et nad hakkavad hästi mängima. Newcastle hoopis tegi väga mängu Liverpooliga, Tottenham sai 4 tuppa Brentfordilt. Tottenham on kehva ka ikka. Head üldse liigasse jäid. No aga astroloog Michael, kas Tottenham võidab? Oota, veetud Hulli kohta, ma nägin mingi klippi, kus Hull City fännid tegid mingi kraapimise. Tiigrid, nad on tiigrid. Kuule, võtke kohe need alad, et liigast pange tagasi. See oli piinlik. Veits cringe, jah? See oli väga cringe. Aga mis ma arvan, mis mul Newcastle kahti meelde tuleb alati meelde Santiago Muñoz. Ja see kool. Alati see oli mu lemmikfilm, kui mängis jalgpalli, see oli nii hea, nii et... Aga kas sa mäletad, nagu ma vaatasin seda kunagi hiljem, kui ei olnud enam nagu noor laps, need ju pallid lendasid seal niimoodi. Taevasse ja ma ei tea kuhu. Karistab töökõl, pall läks taevasse. Selle ajal Santiago Muñoz, Mehhiko poiss tuleb, teeb inglis. Ebareaalne, aga mis ma arvan? Aga panen Santiago Muñoz pealt, et Newcastle võtab 3-1. No minu pendel ütleb siis seekord, et Tottenham võidab. Minu mõttes see koefitsient on meil Speedibetis 2.25 midagi sellist. Kes on Tottenham top mängumees praegu? Keda on sainis väga sihukest mängu? Omar Marmouche tuleb nüüd Cityst neile. Tuleb sinna ette neile. Nad tõid Tonali ju väga suure summa eest. Nad tõid kaitsesse seal Van Heked, et tegelikult Tottenham on hullanud, aga kui sa vaatad seda mängu ja ta Serbi olekut, siis tundus nagu Jose Mourinho vaeb Tottenham viimased mängud. No ma ütlengi, et tihti, ütleme see avavoor on niisugune, et kus sa võid nagu üle reageerida mõnes mõttes, see annab mingi nagu jõujoonet, aga samas nagu ei tasu nagu hulluks ka minna, aga selge on see, et kui sa nagu Tottenhamina siukse sahmaka saad, siis kui see hype, mis sul on transferitega tekkinud ja kõik see, et see on ikkagi väga valus hoop ja sa tahad kohe nagu minna käima ja see, et sa saad nagu nii suurelt, see on ikka valus, et seal nagu sellest sõideti üle, teistpidi, kui ma nagu Manu kaitseks, et seal oligi niimoodi, Manu ründas, Manu proovis, väga nagu šanssi ei tekitada, aga nagu justkui nagu mäng on enda käes, ei suudetud nagu murda ja lased 2 standardit, et seal, kes ei ole näinud, seal Harry Maguire kallistab enda Embuemot ja... Kusjuures, kas ta tegelikult võttis hoopis Mazraouit minu meelest ja kui ma vaatasin, ma kommenteerisin seda mängu ja ma vaatan Mazraoui ja Beumo.
no ütleme nii, et siin võiks vabalt olla praegu 2 Michaelit meil vastas ja nad näevad üks-ühele nägid välja. Ja siis mulle mängu ajal ka mingid ennad kirjutasid, et kuule, tead, kuidas sa aru saad. Ühel olid pikad käisid, teised olid lühikesed käisid ja niimoodi said aru, kumb on Mazraoui, kumb on Beumo. Ja ma terve mäng ei saanud mitte midagi aru, nagu kumb on Beumo, kumb on Mazraoui, et see oli päris veider nagu. Aga no ühesõnaga oligi 2 standardit, oled 0-2 taga ja sealt nagu välja ei rooma, et see nagu Manu kuidagi justkui võib-olla suudad nagu alla neelata, muidugi pole hea algus, aga ma arvan, et Tottenham nagu häirekella mõttes on suurem häirekella. Kuule, aga sa oled ju legendaarne standardi mees. No täpselt, noh, et seal, no see oli ikka jabur kaitsmine, nagu mis nad seal tegid, et noh, sa üritadki seal kuidagi nagu, noh, ta mängis tollel hetkel tsooni, ta üritabki siis mängida tsooni ja neid teisi vendasi nagu eemale lükata, kes ta jääb liialt tegelema seal ühe vennaga ja siis see kaotab fookuse. Aga saame kiita just Hull City'd enda standarditest siis? No põhimõtteliselt küll jah, ma ütleks see, mis nad selle teise värava lõid, et see oli nagu väga hästi. See Noble Vendi poolt, jah. Tugev löök sinna, aga noh, seal ka United oli juba nii oma värava ees, et mis tähendabki seda, et sul ongi lihtne, sa paned see hea puraka sinna värava ette, siis seal võib kõike juhtuda, läheb otse sisse, läheb vastasest sisse, läheb oma meest sisse. Aga kui sa neid Hulli mängeid, ma ei tea, vaatasid, mulle on sellise mulje nagu oleks aasta mingi 2005, kõigil särgid püksis, kõik näevad välja nagu siuksed, ma ei tea, no Rambod, noh. No sama tiigrid. Just, et kõik tundsid siuksed Rambod, et see Rambo teema on tegelikult see nagu huvitav, et just siin saab võib-olla paralleele tuua nagu ka fightspordiga, et ütleme, no jalka näiteks eelmine aasta ka, mida Sunderland tegi, nad panid nagu väga suure rõhu just siuksele nagu siis füüsilisusele, et need gabariidid, see jõud, see power, see kiirus on olemas. Et noh, ma olen seda kogu aeg rääkinud, et nagu tippjalka, tippkoss, see on läinud nagu nii, ongi nagu, mitte nagu füüsiline, see kõlab valesti, aga atleetlikuks, just mis kehad seal on ja mida need nagu vennad tegema peavad. Kui sa mõtled kossu mängitakse nii, et sul on kõik 5 samasugust pikka põhimõtteliselt, kõik suudavad kõiki teha. Jalgas su keskväljavenn on koll, su centerback on koll, su striker on koll nagu. Et kuidas nagu selles näiteks fightspordi maailmas ka, et kas sa näed, et see läheb siukseks üha rohkem atleetlikumaks, mitmekülgsemaks või mis see nagu on? No, just oli hea näide oli, naiste tiitlimatš oli just UFC 330, kus Islam Makhachev fightis Ian Carriga ja seal oli Mackenzie Dern ja Gillian Robertson ja Mackenzie Dern 4 raundi põhimõtteliselt tegi, mis tahtis, 5 maha tahtis ja pärast välja, et Gillian Roberts ei tee nagu jõutrenni üldse, 0 jõusaali ja see tuli nagu suur vahe välja jõu mõttes, et see mõttes noh, jõusaali ikkagi füüsiline ettevalmistus on ikkagi metsik, et see on ikkagi esiteks väga suur osa üldse tippspordis on selle, et sul on kehahooldus. Kui sa teed jõutrenni, su liigas on tugev, su keha on võimsam, sa saad võtta neid, sa damage'id vastu, su liigased peavad vastu seda damage'id, jalgpalli ka väga pikk mäng, 90 minti võib-olla veel lisaaega otsa seal mingid turniiridel on ja sa pead suutma kestma sa lihtsalt, kui sa ei tee korraga trenni, jõudu asju, siis su kehast ei peaks vigastuvad väga ruttu, nii et fightspordis muid on samamoodi, meie see impact kehal on nii suur trennides, fight'is, igal pool, nii et selle mõttes väga suur osa, aga nagu ma arvan, et sõltub ka kehatüübist väga, et ma ei lähe, ma arvan, kunagi väga siukseks nagu pahviks, siukest nagu hulluks kapiks nagu, et ma arvan, minu see kehatüüp ongi ja sellel ongi omad plussid, muidugi hoopis saab alati gabarite veits paremaks teha, aga jaa, et hästi palju sõltub sellest kehatüübist, mis sul on. Minu meelest saab hea näite tuua ka seda, kui me kõik koolis käisime ja siis alati koolide vahelised jalgpallivõistlused olid, saati need kergejõustiku vendadel alati ju oli eelis kuidagi seal väljakul, et nad on ju keskväljal seal siuksed mootorid, et võivadki edasi-tagasi kogu aeg joosta. Ja no seal kergejõustikul on ta alati hästi teadlikult tehtud, et väga teaduspõhine, kuna esiteks seal on nii pikk ajalugu, mida jalka ka tegelikult on, aga jällegi lihtsalt palju sa teed jalgas väljakul trenni, palju teevad kergejõustikad reaalselt jookse asja, palju nad teevad nagu sa ettevalmistust. No kergejõustikad teevad, ma tean, Magnus Kirk tegi omal ajal, kui ta oli tipus, tegi 45 minti kuni tund aega tegi soojendust, üldse mingi viskeliigutust teha. See on nagu nii teine ala, et seal noored saati teinud juba igast nagu füüsilise ettevalmistuse harjutusi, et olla üldse võimsad ja kiired ja kõik hüpata kõrgele kaugele. Kui me tuleme tagasi Inglismaa liiga juurde ja tundub, et Londoni Arsenalis tehakse vist neid asju väga hästi. Kui palju sa vihkad Arsenali? Tead, ma ei tea. Ma ütlen alati jällegi, sama meem. Element on puu otsas. Keegi ei tea, kus see sai ja kõik teavad tuleb sealt alla. Samal Arsenal, keegi ei tea, kus see tippu saab küll alla tuleb. et tegelikult Arsenal on kõva tegusid teinud, tegelikult on äge ja samamoodi Odegaard on tegelikult ju failinud seal Realis ja jällegi leidnud oma koha, et siuke jällegi näitab seda, et kõik juhtub põhjusega, iga asi omal ajal, et juba kanti maha, mees tuleb teed tegusid nüüd on ja siukest asja on palju, et selle mõttes on muidugi tegelikult ju äge ja lõppkottes nagu pole nüüd ju elu ja surma küsimus, aga muidugi.
kui ikka Chelsea mängib Arsenaliga, võiks seal kelku anda ikka korraga meile ja oleks ikka rahu majas. Aga jah, no ütleme Arsenali algus Community Shield võimas ja tegelikult ka avavoorus väga kindel, et selles osas, no okei, vastane ka võib-olla nende mõistes võõrsile, et siis pole nagu lihtne, aga täpselt selline algus, mida vaja saada, see pinge maha, mängijad seal tegelikult nagu ka, ma ütleks nagu päris hästi nagu toimisid asjad, et väga jõuline avaldus, just vaadata seda, kuidas kõik teised tegelikult olid siuksed, haprad. Et väga veenev mäng, et jah, nagu sa tõidki välja, et teiste suurtega hinnata, siis Arsenal oli kõige veenem, kahtlemata. Et väga head mängu näitasid. Arsenali suur rivaal Man City sai ikka väga raskelt kätte. Et Ryan Cherki oli see City X-faktor, kes siis neile võidu ära tõi seal. Ja Cherki on ka nagu siuke mängumees, kes tundub väga chill vibes siuke. Ja tundub siuke hea pohhuist, siuke Hazard vibes veits, siuke jällegi võtab nagu kõige chillilt, siuke kulgeb ringi, aga mängu see, mis jõhker talent. Tehnilised omadused, värgid, julm, et see siukest vendasi näeb ikka jällegi nagu vähe tuleb selliseid vendasi, ma räägin, kõik mängivad nii süsteemis juba, mis ongi nagu õige. Ma ei tea, kas teil jooksis kuskil sisse sama ja sellest ei olnud rääkida, et ju Cityst tuli ka nüüd huvitav dok välja, mida nii De Bruyne profiili. Jah, et see, kus oli see Cherki scouting, nägid seda ja näinud? Ei, ma nägin neid, ma nägin just Pepi, ma olen näinud neid Pepi klippe, kus see Kyle Walkeri, ma olen näinud ja Pepi neid kõnes asju. Seal oli üks klipp, kus nad istusid selles siis agendi, mis skaudid ja tehniline direktor seal istusid ja arutasid seda Cherki üleminekut. No siis põhimõtteliselt oli sama lugu, et ütleme, numbrid ja asjad näitavad, et ta on nagu võiks olla väga huvitav, aga just nimelt see karakter või see nagu, et kuule, kas ta ikka on see vend ja pärast on aga pahandus, et see oli väga huvitav. Prantsusmaa koondises tegelikult seal oli vaata probleeme, ta tegelikult tujutses seal oma jagu, et ta saanud mängu ja oli mingi klipp. Seal oli pool punti seal peale. Seda küll, jah. Prantsusmaa ongi meeskond, kus võiks F-i tiimini välja minna, aga Cherki väga võimas mäng ja tuli ja tegi ja 2 värasöötu. Ja no ütleme, väga oluline Mareskal kohe käima saada, see, et sa seal põhimõtteliselt viimaste minutitega võidad. No muidugi seal oli ka enne, oli Haalandil ja Kehhil juba standardist põhimõtteliselt võimalus löö ära seal täitsa. Kuule, Haalandi puhul üldse Michaeli soeng ju. Mõist iidol. Päris äge. Räägid, et Aura kaotas ära pärast seda. Päris põle, ta päris hästi vendis välja. Vajab harjumist, ma arvan. Ta tegi seal mingi erinevad asju proovis, ma arvan, valik käi oli parim. Minu jaost teeb nagu nii noor näeb välja. Kustutame number ära rohkem helistada. Ja ta helistas ju seal Kriilissile, Pepile ja Sladanit see ära rohkem helistama. See oli päris hea. Sladanit kõik skill tulebki juustest. Ei no, aga tunduski väravaid ju ei löönud. Oligi seal seetis peaga löömata, oli siuke, aga nali väljaks, ütleme City jaoks hädavajalik see võit. Veidralt nagu raskelt. Väga raskelt. Et no ma ütlengi, et nagu need avavoorud tihti ongi see, et see võistkond alles sulab veel kokku, et seetõttu ei tasu nagu liialt võib-olla hulluks minna, aga see mingid nagu neid, ütleme, murekohti võib ka nagu näidata. Ja just see hooaja ettevalmistus alati siuke, kus võib-olla loetakse liiga palju välja, Chelsea'ga seda nii palju olnud, kus nagu mängime nii hästi, Mairo kelistab, kuule, täitsa Chelsea mängis väga hästi. Ja, ta oli tõesti hea, vaata. Hooga hakkab täis kaos, vaata. See on alati siuke. Neid friendlisi pigem ei saa niimoodi. Ei saa. Ja eks alati hooaja algus olegi siuke keeruline, aga jah, just enda friendliga tuligi see meelde. Aston Villa, no sai ikka täiesti tuppa. No kõvasti paaki Brighton sõitis neist üle, et ootamatu. Väga ootamatu, aga mulle väga sümpatiseeris Brighton ja ainuke kaju, mis oli see, et Promis David ei saanud nii väljakule, et ma ei tea, kas sa tead, et 2023 Promis David mängis Eesti esiliiga B-s. Samasugused mehed, 2 esiliiga B meest. Ja, täitsa müstika. Üks on Inglismaa kõrligas ja teine varsti USC-s. Ja nagu ma kuulsin, kui ta mängis seal ja mäletan, kui ta mängis veel seal esiliiga B-s, siis mul oli ka mingid sõbrad mängis, ma küsin, kuidas ta on siis. Ei ole midagi täitsa kiire ja võimas, aga ma ei tea midagi ei, no ta oli väga nurgeline, mina siis Flora juures, eks ju, siis ta oligi seal täpselt niimoodi, et ta tuli meil pigem seal vahetustest ja niimoodi vastu siis, et nägidki, et näed, on nagu füüsiline talent, aga nägidki, et nurgeline ja too hetkel ta veel ei kõmmutanud ka, vähemalt nagu siis kõrgligas või nagu meie vastu. Aga mis sa nägid, sa järgis seda hiljem, kui ta ära läks Eestis, mis see siis muutus oli? No see lihtsalt sama see füüsiline talent, sul on lihtsalt nii suur tugev mees, kes on nii jõuline, nii kiire ja tal mingi oskus ikkagi need pallid sisse panna on. Ega ta jätkuvalt mänguliselt ta nagu väga seal nagu ulme asju ei tee. Ta pole muutunud ju otseselt, aga ma arvan, kordus on tehtud ikka väga palju. Jaa, selgelt ja võib-olla see nagu mängutaju, et ta suudab selle sees nagu kohaneda ja need lahendused leida.
aga lihtsalt see nagu puhas, no see, kuidas ta lihtsalt jookseb nendest meestest, kuidas ta raiub nad, no täis tank nagu, et see on sama, mis ma rääkisin, kui sul on nagu ründes on nii suur vend, et see juba näitab, kuhu meie nagu jalka läheb ja sul peabki keskkaitse samasugune vend olema, et kui sa paned sinna Cannavaro vastu, noh, et mis sa teed siis, eks ju, noh. Istud pähe lihtsalt Cannavaro. selles mõttes ikkagi no legendaarne minek. Väga vinge. Minna siis nagu, ta läks Belgiast, on ju. Jah, Belgiasse ja juba Belgiasse minna. Olla liiga üks suurim äravakütte seal ja minna Inglismaale. Et kui veel tuua korra Eesti võrdus, siis ma tean, kui Badamosi tuli sinna Paidesse, no kõik rääksid, mis kaer see nagu on. Ja nüüd tundub, et on ka kui välismaale minemas, et ma ei tea, kuidagi loose poolt on ikkagi antud. No ja ma ütlengi, et see otsitakse neid atleete, neid kabariite, seda liikuvust, no ma Badamosit võib-olla päris samasse patta veel ei paneks, aga samas ma saan su mõttest aru, et ka et näeb välja nagu siuke toorik ja võib-olla pole nii hea puine, et võib-olla see üks hetk see siukene vabanemine toimub. Aga üleminekust rääkides, mu endine tiim Sapinen läks minema. Mida sellest arvata? Väga huvitav. Küprosele. Ja no kliima on ju parem ja vigastuste oht on väiksem, nagu öeldakse. Aga liiga mõttes? No ma just tahtsin öelda, et meie Floraga me mängisime äkki 3 suve järjest erinevate Küprose puntidega. Nikosiiga mängisite ka? Ei, sellega me mängisime teise siis. Et me mängisime Apoeliga, me mängisime Omoniaga, kunagi läksime penaltitega ja siis alagrupis mängisime Anartosisega. Et noh, ma ju neid mänge skautisin, analüüsisin, et tegelikult see liiga juba tol ajal see nagu oli väga sellest põnev, see oli väga palju välismaalasi, head välismaalased, väga palju mingit prasse, serbosi, kes oli nagu tol ajal nagu väga hea raha peal. Seal käib normaalselt publikut vaatamas, staadionid on väga head, et ma saan aru, miks omal ajal ka kõik seal need Küprosel ooperid ja purjed mängisid, et see noh, tegelikult on väga okei, et me nagu kuidagi selle üle nagu nalja visatud, aga nagu aga mõtlengi nagu mängijana, sul on nagu head tingimused, ma ütlen ausalt, ma Sapinil palganumbrit ei tea, aga meeldan, et see on okei. Noh, sa mängid väga tugevaid mänge, sul on tugevad keskkaitsed, et sellest, kus küsid, mis te üleminekust arvate, siis minul pigem on nagu Rauno üle hea meel, esiteks ta sai välja ja see liiga, ma arvan, et see on niisugune piisavalt nagu väljakutsuv ja muidugi elu on ka kindlasti nagu mõnus, et sellest nagu ma olen isegi üllatunud, et meil on kuidagi rohkem sinna mingitel hetkedel mängijad pole läinud või pole saanud või et see pool nagu. Aga kas sa Sapinen on saanud ka omajagu väljaminekut, kas sa arvasid, et ta saab uue väljamineku või sa pigem nagu tuli üllatus, et ta tuli nagu... No mina arvasin, et ta oli üks väljamineku ja ta ikkagi ju, noh, sellest te olete ju noored mehed veel. Aga vaata, see ongi see, et tegelikult olemegi, aga nagu jällegi nagu neid 20-aastaseid talente tuleb nii palju peale, nagu tekitab selle nagu arusaama, nagu me ei oleks enam. No Sapil see põlvevigastus selgelt tegi siukse vaheaastad, et mis tõi ta nagu korraks jällegi nagu resetima, et nüüd kui nagu jalad alla sai, siis noh, minu jaoks tundus ka loogiline, et saab jalad alla, aitab Florat nii palju kui saab ja siis võib-olla selle nagu järgmise sammu teeb, et ma tõesti loodan, et saab uue hingamise, saab laksutama ja on ka nagu koondises meile nagu palju abiks. Väga tõesti. Ja mul on ka väga meel, et ta sinna läks. Tuleme korra tagasi Inglismaale, meil oli üks mäng veel, oli Liverpool Newcastle. No me rääkisime, et Newcastle meeskond, kes Santiago Munese meeskond siis, kes ikkagi on teinud mitu sammu tagasi. Liverpool veidikene küsimärk, aga Andoni Raola väga huvitav profiiliga peatreener ja lõpuks tulemus 2-2, kui Liverpool teenis lõpus penalti ja Šoboslai siis viigistas, et ma ei tea, kas sul üllatustulemus või mitte? No see on jällegi, et ma mäletan nagu oma mängija karjäärist, et see avamäng, sa oled nagu nii elevil või nii adrekat täis, et sa nagu eriti kodupubliku ees, no et sa lihtsalt paned täiega. Vahet ei ole, kas sul on pool punti läinud, kas sul on uus coach, nagu nii paned täiega, et seal tihti ongi see, kas see nagu tulemus võib olla siuke käpardlik või mingi siuke veider. Mäletan, vist kunagi mängisimegi, ma olin Paide linnameeskonnas ja siis mängisime Levadia vastu, kes just oli tiitli võitnud. Me võitsime ka 1-0, siis oli mingi avamängu pura, lihtsalt paned ennast täiesti nagu segaseks, see oli ka mingi vau, kuidas see võimalik on. St. James Parkil ka ikkagi ju fännide tugi on nii meeletu. Et seal see kiire avaväär kindlasti aitas, et selles osas nagu jällegi ei tasu võib-olla liialt nagu sisse lugeda, aga mis me rääkisime ka Liverpoolist ja nüüd see Barcola eks ju tuli ära, aga ma jälle mõtlesingi, et kui me Salah puudumine, neil ei ole tegelikult paremat ääreründajat. Et kuigi nagu Iraola kuskil minust kas Carrageriga oli intervjuu, ta ütles, et mängijad on tulemas, sisuliselt meil on siin ütleme ümarat nädal jäänud, eks. Et ma näen, et sinna ülesse pool ikkagi on nagu jõudu ja nagu siukest
jällegi sa ütlesid see A-klassi mängijad nagu ma ei näe, et kes seal on nagu kes nagu toimetama hakkab, et põhimõtteliselt vaatad nagu Virtsule, Isakule otsa, noh Kakpo teeb oma ära, noh tundub Kakpo vist on jäämas, siis kui nad ajavad City mehi taga, eks ju. Ja no loogiline oleks, kui sa saad Kakpo ka minema, sul pole mitte kedagi, kes mängu teeks. Just, et räägitud terve suvi, et Kakpo on minemas, aga no seda Jamie Carrageri juttu ma ka alati ei tea, kas tasub nii nagu uskuda või mitte, sest et räägib alati ühte ja siis tegelikult tal oli intervjuu selle Iraolaga. Jah, seda ma nägin jah, et tundus, et Iraola ja Liverpool ikkagi nad ülemineku aknas veel hullavad, nädal aega on veel minna, et ma arvan, et see lehens ikkagi on veel tulemas. Aga Newcastle'i kontekstis ega seal selge, et sats on lahja, see nagu üht... See oli nende maksimum, mis palju võtsid? Enam-vähem jah, ma arvan, et pigistasid nagu kivist tee välja, et pigem ma näen ikkagi neil selle nagu raskusi olevat. Ja täna õhtul siis Chelsea Fulham, meie, nagu sa ütlesid, esmaspäeval täna filmime. No mina ütlen, et Chelsea võidab, mis sa arvad, Michael? Peab, pole küsimust. See mõttes, et no... Särk seljas ja vaatad mängu? Oleks vaja. Ja täna õhtul mul on õhtu vaba, selles ma selle kodus kindlasti vaatan. Ja muidu esiteks on vaja tugev algust teha, tuhku üles tõmmata, fännid uskuma panna, ennast panna uskuma ja uus treener, uued üleminekud kindlasti on vaja seda, aga just enne kuulsin, et Salah läks Türki, ja siis just ütlesid, et Virts on Liverpoolis, et kui palju sa arvad, et on läinud alla lati? Virts või? No selgelt kuskil, kas Kärini veel ütles hästi, et Isaku Virtsi kohta on nagu oldud nagu piisavalt kriitilised, aga neil nagu mingit sükest puhvrit antud. Aga nüüd see aasta, kui nad nagu ka ei performi, no siis peab puid saama. See redemption aasta. Et nad peavad, et ma ka nagu ma kohe sellesse paati ei hüppaks, et talle puid panna. Selge on see, et ta on underperforminud, aga ma ütlen, kogu Liverpooli punt eelmine aasta selle Kloppiga tegelikult ju underperformis, et seda ei saa ainult nagu tema otsa vaadata, siis sa võiks igat venda hakata nagu süüdistama. Et mulle ta nagu isiklikult meeldib, ma nagu justkui elan talle nagu rohkem võib-olla kaasa, aga nüüd ongi küsimus, et kas ta suudab olla piisavalt killer, et siis Premis olla siis see nagu main man, et ja lõpuks mis positsioonil, noh, et oligi seal äärel 10 peal, et noh, et kuidas või mis, noh. Mina loodaks just Virtsi väga tahaks, et nagu õnnestuks, aga no räägitakse ka tänapäeva jalgpallimaailmas veidikene see number 10 nii-öelda muutumas. Virts, kes naturaalselt võikski olla ju number 10, samamoodi Arsenalis Kai Havertz ju oli ka kunagi 10, nüüd on pigem seal 9 peal ründes on ju, et see jalgpall on ka nii palju kogu aeg muutumas, et veider. Ja huvitav on see, et kui võtame Virtsi, tuli Leverkusenist on ju, võtame Grealish tuli on ju Citysse, siis nad on nagu tundnud natuke nagu, ei ole väiksed satsid, aga siis nemad on see statsi nagu A ja O. Ja see ongi nagu, et kui palju see Everton ongi, lähed Liverpooli, nad on võitnud siin tiitleid, hullud pannud hullu siin Kloppi all, on ju. Sa lähed jälle väga nagu raske hetk, kui minna ongi nagu polegi performinud nagu Grealish, tegelikult Grealish läks ju väga tugevas satsi, kes oli jällegi väga hea, aga ei suutnud ennast mängima panna, et see ongi siuke, ma arvan kindlasti see nagu kust keskkorras sa tuled, ma arvan, nende puhul kindlasti on see nagu raske, sa ongi A ja O tiimis ja nüüd sa lähed tiimi, kus on teised staarid ka, nagu sul on Salah kõrva, kes on ilmselt tiimi suurim staar. Muidugi. Et jällegi väga... No see on just üks see nagu psühholoogiline, aga see, kuidas ka mänguliselt ennast sinna nagu sobitud või kas sa saad nii palju seda, oled involved selle mängu ja kõige sellega. Aga selle Chelsea Fulhami juurde tulles on ju 2 endist reaalimeest siis omavahel kohe süke... Väga äge, Alvaro Arbeloa versus Xabi Alonso, et saab näha olema. Et kumb võita naljub, aga mina ennustan, et Chelsea sealt täna võitjana väljub. Tõid välja Real Madridi väga sujuvalt. Oota, enne kui Real Madridi juurde lähme kiirelt ka meie siis Fantasy liiga Tiki-Taka jalkasaate sõbrad, meie koodi leiate ka ülesse, et ühineid on palju. Noh, üks mäng on pidamata, sellest nagu lõplik see tabel ei ole, aga kiirelt vaatame esi10, keda me siin näeme. Esimesel kohal hetkel Karl Peramets ja näen siin esi10 tuttavaid nimesi, tervitused Jürgen Annus, Maksim Kalimullin, Kaupo Liiva, et siin mehi on. Kus Kermo on? Tervitada Kermot ja Joel ei saa, ütleme nii, et... No, Kermo algus oli selgelt tublim, hetkel kohal 29, mina lõpetan 100 kohal. Aga no päris keeruline on, ütleme ausalt kiirelt siia jäädes, et mina olin üllatunud seda tehes, et ikka juba Aland Fernandes, et noh, kohe eos nii kirved. Kes on kõige kallim? No, Aland 15. No, et kui vanasti nad algasid sealt 10-12 pealt, siis nüüd on pandud see ikka nii jõuliseks, et... Mis on mingi määraga väga huvitav, et suuremad nii-öelda eksivad ja siis ongi näha nagu just teiste mängijate poolt, et kes need punkte toovad. Näiteks minu kapteni valik oligi Gabriel Magalhaes,
okei, ta on parem kui Bruno kui Haaland, aga Arsenalil üldse punktid olid ju Calafiorid, Ben White'id, et ma mäletan, kui ma tegin Fantasy't, siis oli Aguero tõi kõigil niimoodi punkte, see oli ka topeltpunktid, kapten, kõik värgid lihtsalt. Sõitsid selle pealt terve hooaeg põhjuselt. No oligi, kunagi oli Hazard ja siis oli Salahiga sõideti, et aga praegult enam väga fantasy endal ei ole aega. Jaa, tegelikult on üliäge, see on üliäge. Ma lihtsalt kogu aeg unustan, ma lähen, siis ma iga pool maksan mingit raha selle, siis ma iga pool unustan. Kogu aeg, ma pool hooaeg on ülitubli jälgiga, siis ma hakkan jälle unustama ja kogu aeg läks sama rada. Nii et jaa. Ja uuest siis voorust, mida välja tuua, ma arvan, põnevamad mängud ongi Tottenham Newcastle, millest rääkisime. Siis Manu mängib Ipswichiga. Kas tuleb esimesed punktid? No võiks ometi tulla. Aston Villa Arsenal, ma arvan, vooru kõige põnevam mäng. Chelsea Brighton tegelikult põnev. Ja no, Liverpool mängib Nottinghamiga, City võõrsil Palace. Et ma arvan, see vooru lõpetuseks Aston Villa Arsenal võiks olla majuspala koos Tottenham Newcastle'iga. No ilus suve lõpumäng ju Villa Arsenal 31. august, et vaatame, kuidas see Villa, kes alustas hooaega üli halvasti ja Arsenal, kes alustas hooaega üli hästi, et päris äge vaadata, kuidas need asjad lähevad seal. Me rääkisime enne füüsilise poole pealt, ma tulles Brightoniga meelde, nemad tõid konkreetselt endale ju fighteri tiimi, õpetaks nagu kontakti mängijatele rohkem, et seal kuidas mingeid asju siduda, kuidas katta, et tähendab nagu jällegi. See on äge vaadata, kuhu jalgpall üldse läinud ongi, need fight sportlased on tulnud sinna juurde, on need set-piece coach'id on ju, et ma ei tea, mis järgmiseks, et Huvitav. No Michael, ma panen kirja siin, et endine jalka taust fighter võib-olla ka siukseks set-piece abiline mulle. Teeme ära. Ei, no miks mitte standardil Karolil teada, mida teha ja siis peaga sisse. No ongi, vanasti oli see tavaline, siis kui sul varri ei olnud, need putsakastud varba peale, näpistamised, paned küranukiga paugu, väike maksakas ja siis lähed, aga no nüüd varriga sa pead ikkagi väga ettevaatlik olema, et omal ajal see ikka oli päris... Teed 1-2 maksi, tuleb punane. Kuna vanasti oli klassikalises boksis oli niimoodi, et kuna ka oli niisugune vanakooli värk, siis kui lõid haaki, keerasid haagi natuke liiga lüüks, lõid küranukiga. Klassikalises boksis tehti kunagi niimoodi, kunagi vana treener rääkis, et jälle niisugune ajad on muutunud. Aga tahtsid minna jutuga Hispaaniasse? No lähme käime Hispaanias ka kiirelt läbi Real Madrid ja Jose Mourinho, kes meile ma siin kõigile väga sümpatiseerib, väga äge figuur ja kuju ja sai ikkagi oma 3 punkti kätte üle minutitel, siis Carles Espi 25 miljoni eurone täiendus, minu meelest mees metsast, aga väga hea täiendus Realile. Et selline Jose Elo-sugune ründaja toodi sinna. Ma olen ka seda trummi tampinud, et Real vajab suurt ründajat sinna. Ma ütlesin, kas või toogi see Promise David sealt Belgiast ära. Toodi Espi ja kohe lõi Winneri, aga no Real mängupilt kole, väga kole. Aga kui ma mõtlengi, kas Jose Mourinho praegu ta mingi 60+, ma ei usu väga, et ta enam nii-öelda oma taktikalisi seal asju ju väljendab, et äkki see tuleb rohkem ikkagi abitreeneritelt ja temalt tuleb rohkem man management. Kindlasti, no Reali puhul number 1 asi on man management, et kui seda ju dokki ka vaatad, et seda ta ühtepidi nagu suudab, oskab ja ka samas ta ei ole ainult see vend, et nagu vibes ja jõu ja nagu see, et ta ikkagi on nagu väga ka nagu jalka tausta ja selle analüüsi taustaga. No see ei tule muidu Portoga Champions League võitjaks. No jah, et tal on nagu mõlemat, aga kui sa küsidki, et nagu tänapäeva jalka mõttes, kuidas see asi toimima saada, ma arvan, see on mingi ühine pingutus seal nende kogu taustaruumi, staffi ja sellega, aga noh, selge on see, et ta pigem peab vaatama, kuidas need tippvennad panna toimima, kuidas mingites mängudes tegelikult täna või selles eelmises mängus ta nagu ju varieeris oma põhikoosseisu vahetustega, see nagu mängu dünaamika muutus, et põhimõtteliselt on nüüd küsimus, tal on jagatud nagu poti ässad ja kõik ässad kätte, noh, millal ta, kuidas neid nagu paigutama hakkab. No superstar on üldse niimoodi väga raske mängima panna. Meie mängu 0 oli Bernardo Silva. No ma vaatan seda mängu ja ma ei saa aru, mida ta teeb seal väljakul. No ma ei saa mitte midagi aru. No ta on, Real oli nagu ühega vähemuses reaalselt. Ei, no, või crazy, no. Sa teed natuke liiga, et Bernardo Silva nagu fenomen ongi see, et sul ei saa olla kõik ju need ägedad flair playerid, et ta teebki su seda musta tööd, ta kuskil võib-olla on õigele positsioonil, ta võib-olla kuskil, ma nii seda mängu ei näinud. Kusjuures, aga see värav, mis Reali löödi, see oli Bernardo pealt ka veel ja see vaadake, noh, ta ongi kuskil, kus ta võiks lappida, aga ta lihtsalt on nagu lapatuu seal väljakul vahepeal, et ma nagu ootasin, et Bernardo kohal veidi kõrgemal, aga eks tal vanus ka juba päris palju. Usu mind, see mees hakkab tegema, miks Pep Guardiola iga mäng, ta põhimõtteliselt põhis oli ükskõik, mis oli positsioon, oli see äärekaitse, äärepoolik, keskpoolik, 10, ta oli iga kord peal, nagu see ongi see point, et sul on igas satsis, sul on need mingid
noh, glue guy inglise keeles, kes nagu liimib mingi teised keskväljavennad kokku, liimib ta selle kaitseliini kokku, pluss ta töökus ja ta see IQ on nii tugev, et ma arvan nagu noh, see, kas ta seal kuskil kontrollivas rollis on, nagu ta eile oli, noh, et võib-olla see ei ole nagu see parim koht. No küsimus loodan, et ma teen talle liiga, et tal hakkab paremini minema ja noh, Real vajab sellist mängumeest ka, sest et ei ole sellist nii-öelda loovat nii-öelda vanameest seal on ju väljakul, kus oli varem Modric on, et Bernardo võiks tema koha üle võtta. Aga jah, väga raskelt tuli, Bellingham oli hea, Pape oli hea, keeldis seal löömata, aga oli päris hea. Vini oleks võinud minna Arsenali, ütlen ausalt, millegipärast Arsenal ei saanud teda on ju kätte. Ja Jan Diomande, kes tuli ka pingi pealt 140 miljoni euro mees, et mõtle, kuhu me oleme jõudnud jalgpalli inflatsiooniga, et Jan Diomande, no palju sa oled seda meest elus kuulnud varem? Täna esimest korda, 140 miljonit. No, ma räägin, tere tulemast. See on crazy, no, aga no, eks see on paratamata iga asjaga, kui hakkab võrdlema, mis hinna kostnud Ronaldinho kunagi, mingi 30 miljonit on, see ongi müstika mõelda. No ongi toodud välja, et siis kui Ronaldo Unitedist Real Madridi läks, et praegult oleks see mingi 350 miljonit on ju, et ei kujuta ette ka. Lähme korra Barcelona juurde ka, kuigi veel räägiks veel Julian Alvarezist. Alvarez, kes ju korraliku nii-öelda vilekord sai ju Metropolitano. Mitte korraliku, vaid jõhkrat. No see oli päris hevi ja Madridi linnas ka igal pool on plakatik, kus Alvarez peab ära minema, aga kindlasti Atletico ei soovi tal Barsasse müüa, on ju. Mis on tegelikult loomulik ka. Barcelona on suur rivaal ju Atletico jaoks, et sa ei müü ju Alvarez. Mul kuskilt jooksis ka, et äkki Arsenal toob sisse. Aga kas Arsenal tahab endale tuua mängijat, kelle süda kuulub Bartsale hetkel? No jaa, aga kui see diil ei ole läbi minemas või ta tõmmatakse seal orki, kui ta läheb, et ta peab nagu mõnes mõttes ennast kaitsma või siis unustab seal ära Savi ja saabki siis selleks antikangelaseks. Aga noh, seal tal kohta ei ole, no see on selge, sa võid seal tiimi sees, sa lapid selle äkki ära, Simeone suudab, nad võivad seal avalikult paluda, et joo, andke andeks, aga see nagu... See on ikka väga raske. Ei mõtlen see, noh, kui nad on juba otsustanud niimoodi ja nad on nii kirglikud seal ümber, pluss sa lähed Barsasse, Madrid, Barsa, noh, et see on suur pahandus. No. Üks asi kunagi oli ju see Ronaldo Rooney olukord, et sealt ju tuldi välja, et mis sa näeb, mis Atletico peakski tegema, et Alvarez sealt välja tuleks või ei olegi sealt tagasi teed? No, sa mõtled Rooney, Ronaldo, et kui nad seal nagu omavahel Portugal, Inglis, no see oli nagu eri teema, see oli lihtsalt nagu kaks. Aga fännid ka ju vaata viilisid Ronaldot rõvedalt. Natukene, aga nagu vähemalt ei tahtnud ära minna. Et ma räägin, kuna see on olnud nii suure kella külje käes, siis ma ei näe siin, no chance noh. Mis sa, Michael, teeksid, kui Eestimaa siin välja ülistaks? Mul tuli just meelde sama case'i tuli välja just Figo. Sama case vaata. Aga lõpuks juhuse nagu, kui ta jääb, siis ta vist paugutama väravaid nii nagu lihtsalt ulmelt, et siis ta arvastavad kõik siin lõpuks. Just. Aga kui vilistakse välja, no... Aga kui sa mängid ka nagu moss, siis ei saagi välja tulla ka. Just. Eks tal ongi, eks ta võib-olla proovib läbi suruda seda, aga noh jah, see ei ole ka. Eks just ujutsamine kindlasti midagi head ei tee, et lõpuks pead olema mees ja aga eks see on raske olukord. Kui vilitaks nii, et mind keegi välja, siis ma ei tea, siis tuleb lõpuks keegi nokki lüüa. Siis on jälle asjad teistmoodi, on ju. Aga Alvarezi puhul võib-olla oligi see, et Simeone tundus, et tahaks hoida vist teda eemal kuni septembrini. Et see üleminek aken läks kinni ja siis ta toob tagasi. Aga klubi resident oli see, kes surus seda Simeonet, et Alvarezi mängu paneks ja siis on ka kuskil mujal asjalood ka hapud. No see võib olla ka see, et president nagu tahabki, ma ei tea, rahaks teha. Statementi ka võib-olla näidata. Ja täpselt, et seal on need asjad väga peenelt läbi mõeldud, mitte lihtsalt nii, et kuule, ma tahaks, et see vend läheks lööks võrra. Ja pigem nii ei ole. Barcelona, väga veenev algus, 5-0 veedeti Elchet, Adeyemi supermängumees ja minu meelest Adeyemi, kes saadi mingi 20-30 miljoniga tänapäeva jalgpallimaailmas, see on ju köki-möki, et ebareaalne, mis summa eest ta saadi ja ta mängis väga hästi. Rafinha, minu meelest viimased paar hooaega maailma parim üks jalgpallurid, et väga-väga hea ja tegi jälle 2+1 seal. Lamine Yamal tundus selline jonnakas, ka kuidagi mossitas seal väljakule, aga no ju tal suvepuhkus on liiga väike olnud, et võib-olla tal pole saanud piisavalt midžetitega pidu panna. See, ma ei tea, kas sa oled näinud seda ebareaalne. Ma tean, sa käisi. Arde peaks teist püksid üles tõmbama, võib-olla lihtsalt mängida ka. See on ka ebareaalne, jah, püksidega ei ole madalal. Püsivad, see on minu omaette teema, aga see on pull ja eks ta on noor, eks ta teeb igast pulli. Aga see, kui sa korraks tulla tagasi, kuulasin, on High Performance podcast, kus käis Boris Becker, endine siis tipptennisist ja ta ütles hästi, et kes ka omal ajal oli noorena põhimõtteliselt maailma parim. Ta ütles, et aga kui sa oled nii noorena maailma parim, nagu et kes see saab sulle öelda nagu kuidas sa tunned või mida sa tegema pead. No just. Et kui keegi teine põhimõtteliselt ei ole nagu sellises kohas, põhimõtteliselt mingi Messi saaks seal öelda,
paar venda veel, kes tegelikult saaks öelda, kuule poiss, ma ei tea, tõmba normiks või mõtle selle peale. Flick on see treener, kes võiks seda nii-öelda seal taltsutada just. Et Flick võiks olla see treener, Saksa kool, Hispaania mängustil minu arust alati väga hästi sööb kokku. Aga ikkagi ta seal jah, püksid madalal ja veidikene. No samas sa enam ei tee tänava maailmas, see on, ta on see staar, ta on see karakter, ta teeb seda omamoodi, et see Flick võib öelda, pane särk püksi, aga lõpuks sa ei saa. Aga äkki Rodri, kes on nüüd uus täiendus, hakkab seal kamandama. Rodri mängib nagunii särk püksis. Ma räägigi, et me seda Fiatiga, vana Fiatiga ringi ja tal pole sotsiaalmeediatki. See on haruldane vana, see on nagu müstika, seal on ju kõrgharidused, värgid, kõik asjad, mis ta teinud on, see on väga äge vend, väga harva näeme sellist karakterit nagu. Rodri on äge ja see, et ta Barcelona valis, ma arvan, see temal endal oli ka õige valik kokkuvõttes, et kiirelt veel PSG Prantsusmaa, Ferran Torres, endine Barcelona mees oli 2 tükki Prantsusmaa mängus kohe ära, et haigla lugu on jätkumas. Itaalias ka kõik suured võtsid võidu, Juventus alistas seal, Frosinone, Inter alustas ka väga võidukalt ja väga võimsalt, et igal pool suured võitsid. Saksamaal toimus superkarikafinaal, Bayern Dortmund, minu nädalavahetuse kõige põnevam mäng oli see, Bayern Dortmund, et väga lahtine, väga kaasarv ja 90+4 Dortmundil oli ikkagi võimalus see mängu siis veel viigistada, aga lihtsalt 1-1, no ma räägin, Michael saaks ka selle palli võrku löönud, aga Maxi Vaier põrke pealt pani palli üle lati ja see ahastus seal Signal Iduna parkil oli Peterburi maanteele ka tunda. Karm. Aga ma arvan, et vaikselt tänane episood meil hakkab ka siin kas läbi saama. Nii on. Aga enne seda meil on tulemas üks väljakutse, need, kes meid kuulavad, teil on veidi teistmoodi nüüd kuulamine, vaatamine ja need, kes vaatavad, saavad näha, milles veel Maicel astur lisaks jalgpallile ja võitlemisele on väga hea. Jah, eks siis need, kes meid kuulasid, aitäh kuulamast, kohtume teiega suure tõenäosusega uuel nädalal. Need, kes meid vaatavad, suundume edasi siis väiksele challenge'ile, kus hakkame oma erinevaid külalisi siis proovile panema. Ajab kogu staadion, alle. Nad tunnevad mind nimepidi, Mr. Ratsko. No nii, oleme siin Oliirise Tartsi nurgas ja võtame siis külalisega väikse challenge ette, tegemist Tartsiga. Võistlussüsteem lihtne, igal mängijal on 3x3 viset ehk kokku 9 viset ja viimane 9 vise on supersaab, mis tähendab, et tuleb visata nõrgema käega ja punktid 3-kordselt siis võib nii öelda. Järjekord on selline, mina, Maicel, Kermo, lähme teele, vaatame, kuidas läheb ja hakkame siis väikest sükest leaderboardi siin pidama. Nii et mehed, edu, väike süke teaser, et Maicel pidi jube kõve Tartsi vend olema. Ärme liialt üles saivi, aga mulle ikka meeldib visata, aga selle mõttes ärme liialt üles saivi, mul ei ole enda noolad kasast selles. Aru saada. Mul ka veits õlgu alutada värki. No nii, aga mis ikka, ma hakkan pihta. Lähen kohe siis triple 20 püüdma, jah? Kui paned oled ebareaalne mängumees. 4, see algus ei ole. Päris 20 pole, jah? 2 või? Jah. Ja 1. Ilusad 7 punkti. Manchester United algus. Oi kui halb algus. Siit saab ainult minna paremaks. Täitsa pahandus, see on suur pahandus. Maicel viskab esimese viskaga rohkem kui 7 juba, ma arvan. Ei, 5. 20. 45. See algus. Kermo. No minust on keeruline mitte nagu... Ma võin öelda, et mina nooli väga ei viska. Kui siis käin bowlingut mängimas. Hea kui pihta saaks. Sa oled nagu kirvega. Ei no, pimega läheb ka teha. No. 28. No, 28. Nii, mul on aeg ennast siin... Rediimida, 7 kaugele ei purjeta. 7 kaugele ei purjeta. No, õudne algus. Nii, rahu. Keskendume. Ilus, 20. Ei, pekki. No ma olen siin triple 20 ümber. Noh. Joel 34. Asi seegi, aga algus palju tootav ei olnud. No lubavan siis ikkagi. Ma lähen selle supersaabi peale. Nii, kas see oli... 19, jah. Ai! 34, jah, õigus. Jah, nii on. Nii, Kirve Kermo. Siin võiks mingi trikiga teha, ma olen vaadanud küll neid filme. No, 20. Kirve see ei ülata. Ei vaata, nüüd on siin kuldne keste ka kohe. Ai, 0. Nulli ring. Siis on... Ossa, 24. 24. Stabiilne. Viimane otsustav. Tuletan meelde, lõpus on ka supersaab, mille peale ma olen ehitanud.
no nii, lähme püüame alt. ei, see ei kehti. no parem. nii ja viimane super saab nõrgema käega ja punktid korda 3 siis. Ehk idekas oleks trippel 20 korda 3. No nii. Napikas. 60. Trippel 20 oli lähedal. 60, 81. No nii, super saab, tassib. Väga ulme. See oli oluline praegu. Võitis tuju nulli, ma ütlen. Ma olin trippel 20 oli lähedal. Nii, oota ja super saab nõrgema käega. mis on praegu 40, nii. trippel 0. Ei ole seda vasaku käe. Ei ole seda vasaku käe lööki mennal. 23, ebareaalne. Ai valus. ma panen ka siis super savi peale kõik oma lootsid, aga ma nägin piimakanal jääbti ära. see oli ka päris okei. Kas see on rohelise see 25, jah? ja nüüd Nii, super saab. siin on vaja lihtsalt pihta saada. elame. täitsa lõpp. Kermol on 32, viimane käsi. 32. nii, nooli viskasime, mina väga ei visanud, rohkem vaatasin, kuidas kirves käib. Joel siis täna meil saate võitis 122 punkti, Maiklilt 102 punkti ja minult 84 punkti. Suured tänud, Maicel, et sa meie jaoks aega leidsid täna. Soovime sulle edaspidiseks edu, anna hagu ja too Eestile kõik medalid koju. aitäh mehed, aitäh teile kutsumast, oli väga tore. Nii on. Vajab kogu staadion